Tere jälle, armsad vaatajad. Oleme siis nüüd jõudnud pisut niisuguse juubelimaigulise 10. saate juurde. Ja läbi on käidud inimese lapsepõlv. Möödunud saates jõudsime otsapidi esimeste suhete alguseni inimesel peale murdeiga. Ja tänase saate tahakski võib-olla siis pühendada või puudutada neid küsimusi, mis tulevad esile abielus, sealhulgas armukadedus, kui palju keegi on kellegi omand, kuidas armastus üldse, kas armastus saab niimoodi olla olemas, et seal taga ei ole kiindumus. Ehk näiteks, kas selline lause, et kui ma sind armastan, siis ma sind ei vaja, kas see võiks olla tõene? Ja mina olen Heino-Mart Laisk, psühholoog ja selgeltnägija. Mina olen Tibu, hea naine. Ja me siis siin omavahel püüamegi neid asju lahata. Et ma ei teagi, millest nüüd alustada seda juttu. Kuidas sina tunned, kui naisterahvas tavaliselt on ju olnud probleem selles, et mehed kipuvad domineerima suhetes, kuna see on mehelikult selline võitluslikkus ja see on mehelikult omane. Kuidas sa naisena mõtestaksid seda, et armastuses ollakse vabad? Võib-olla me peaks alustama pigem sellest kohast, kus me defineerime ära selle, mis või räägime oma silma pealt niimoodi või mõtte pealt, et mis on, mida näiteks suhtes, alustakski sellisest asjast, mida näiteks suhtes peetakse petmiseks ja mida mitte. Mida tänapäeva suhe tähendab inimestele, mis on, mul siin oli viimasel ajal oli nagu mõtteid ka, et mis on näiteks armukadedus iseenesest, näiteks tema loomus selles mõttes, et mida armukadedus tähendab suhtes, mida see välistab ja sellised asjad. Et võib-olla defineeriks ära mõlemalt poolt selle, kuidas naine ja mees petmise, armastamise ja selle kõigega mitte toime tulevad, vaid kuidas nad seda enda jaoks tunnetavad, sest me küll ei ole nagu ei klassikaline abikaasa ega klassikalised abikaasad, aga meil kindlasti on väga selge maailmapilt sellest, mis nagu on õige olnud, mis meie jaoks läbi aastate on õige olnud, mis on vale olnud, mis me kas oleme valesti teinud või mida me eeldame, et kui teine teeb seda, siis see on vale ja niimoodi. Ma arvan, et see võib-olla, sina võiksid näiteks alustada mulle praegu ütlemist sellest, mis sa arvad, et mis on petmine üldse? Mis on petmine näiteks, jah? No definitsiooni järgselt peaks petmine olema see, kui käitutakse kokkulepitust erinevalt. Mida need abikaasad kokku lepivad, on ju teada, et mõne paari puhul on petmine juba see, kui mees julgeb tänaval kenale naisele pilgu pöörata. Teise paari jaoks ei ole petmine üldse mitte miski, eks ju. Nojah, on igasuguseid suhtevorme ju. Aga minu jaoks on eelkõige tähtis see, et tähendab minu enda sisemaailm, minu enda see, kus kõik minu kogemused siin koos on. Ja kui ma olen nüüd sinuga abielus, siis abielu eesmärk minu jaoks on saada nüüd siis sinuga nagu üheks organismiks. Ja see ei ole nüüd mitte miski sellist, mis nüüd sünnib see ei ole ahistav kindlasti. Ja see ei sünni ka pulmapäeval. See sünnib pika tööga, ma ei tea, tööks ma seda ei tahaks nimetada. Töö tekitab mul mulje, et see mingi ei ole kannatus. Lihtsalt see on selline enesearendamine ja tegelikult ma tahaksin siin tuua selle näite sellest, kuidas ma sind petsin. Kohe meie abielu alguses kuskil seal oli mul üks juhuslik kõrvalhüpe. Ja see oli hästi juhuslik, see ei tähendanud minu jaoks mitte midagi ja see sinna see jäi, vahele ma sellega ei jäänud. Ja
mingi 5 või palju aastaid hiljem umbes 5. jõudsin ma oma arengus selle koha peale, et ma hakkasin aru saama, et minu meel peab olema nii puhas, et kui ma su tuppa kutsun, siis sa leiad eest puhta toa, aga mitte seal nurgas vedelevaid erinevaid luukeresid. Ja see oli mul selline ilmutuslik arusaamine. Ma sain aru, et ma pean selle petmise sulle üles tunnistama. Ma mäletan. Ja no sa mäletad seda, kus ma käisin mööda maja 3 päeva ringi. Küll ma käisin oma altari käes jumalalt andeks palumas lootuses, et ehk ma siis pääsen sulle tunnistamisest. Aga loomulikult oli see kõik illusioon. Et mul oli ka seal moraalne dilemma tegelikult, et kas mul on õigust seda sulle üles tunnistada. Selles mõttes, et kui see tegi mulle igal juhul haiget. See teeb sulle haiget, eks ju. Ja mul teeb see olemise kergemaks. Selles mõttes, et mina saan... Sina oled ära tunnistanud. Võta mu sopp nüüd ja kanna ise edasi, eks ju. Just, ja kindlasti ka see, et mina olen nüüd nii-öelda umbes üles tunnistanud, et minu hing on nüüd puhas, on ju. Jah, umbes niimoodi jah, et seal tegelikult oli päris karm. Palju isekust on selles üles tunnistamises just. Aga ütleme niimoodi, et ma ei saa suhtes seada eesmärgiks üheks tervikuks saamist. Läbi vale. Läbi vale just nimelt. Ja kui see teeb sulle haiget, kui ma olen ise käitunud niimoodi, et ma pean sulle haiget tegema, siis ma jään süüdi selles, et ma tegin sulle haiget. Aga kui ma jätan selle asja nii-öelda üles, et mugavam on ju kõigilt mingi vana asi läks, mu meelest läinud ikka, keda see ikka kotib, eks ju. Kui ma jätan selle üles, siis tegelikult ma ei saa sind tuppa kutsuda, sellepärast, et siis ma teeksin sulle igal juhul haiget. Ja selles mõttes, ja minu jaoks tegelik truudus sündiski sel silmapilgul. Truudus ei saa olla juhuse puudus. Ehk et see mees, keda naine hoiab kodus kinni, ütleb, et sa ei tohi kuhugi minna, kedagi vaadata. See mees ei ole tegelikult truu. Truudus saab sündida just sellisel juhul, kus ma nii-öelda suplen naistes ja ma ei kasuta seda võimalust truuduse murdmiseks. Et ühesõnaga ma tahan olla sinuga ja mind ei huvita, või mis mind ei huvita, ma ei saa öelda, et mind ei huvita, mind huvitavad küll teised naised. Ilusad naised, sinna ei ole mitte midagi teha. Samamoodi nagu ilusad mehed on teoreetiliselt väga ilusad mehed. Selles mõttes see on, ma arvan, et see on normaalne, selles mõttes, et vaatamine, selle kohta vist käib see lihtne mõte, mis ma olen avastanud, et maailmas inimeste jaoks ei ole väga lihtne. Aga on see, et ma olen alati öelnud, et kui sa teed midagi või sa oled keegi, sul on omal jalad all, sul on omal mõte peas, sina teed seda täiesti iseseisvalt. Kui keegi tõmbab sind sellesse asja sisse nii-öelda ja sa kasutad seda ettekäändena, et aga teine tegi, teise pärast sai tehtud, siis see on absoluutselt... Teen ikka mina. Just, sa teed seda ise, mis tähendab ka seda, et kui mees on atraktiivne või naine on atraktiivne ja siis see ei pane sind kohe temaga voodisse hüppama, sul on mõistust nii palju peas. Ja sa teed oma otsused ikkagi ise elus. Et on see siis nüüd juhuslik või mitte, see ei ole oluline. Minu peas ei ole, selles mõttes mul oli enne sinu selle nii-öelda tõe ülestunnistamist, oli väga selge pilt. Ja mul on ka peale seda selles mõttes, et ma küll suutsin teatud aja jooksul sulle andestada ja sellega hakkama saada, aga mul läks aega. Ja sellepärast, et see oli üks väga fundamentaalne asi minu peas, mis sai kohutavalt haiget ja ära rikutud ja lõhutud. Aga ma kasvatasin selle muidugi endas nagu väga kihvtilt uuesti üles, sellepärast, ma ei vahet ei ole, ma olen lihtsalt teistmoodi. Minu jaoks oli alati see, kui mees petab, siis on suhe läbi, maailm on läbi. Kui mees tõstab käe naise vastu, siis see on maailma kõige alatum tegu, isegi siis, kui naine seda väärib. Aga need 2 mõtet on mul peas olnud alati kui nagu absoluuttõed. Ja selles mõttes, et kui nüüd sina ei oleks sina, kui see oleks mõni teine mees ja sa petaksid mind, või ta petaks mind, või mis iganes, siis emotsionaalselt ma olen väga absoluutne inimene.
teatud Ei no, asjades. sa oled kindlasti absoluutne, Ma jätaksin nagu sekundi pealt maha. Aga Elu meie ei- puhul oli üks hästi lihtne asi. Sina olid, ma kasvasin sinuga koos üles, ma kasvasin sinuga koos naiseks ja ma kasvasin sinu kõrval suhteliselt, ühesõnaga nüüdseks ma usun, et ma olen juba väga tugev inimene, väga oma väga selgelt ise inimene. jah, no tugevus ongi julgus olla mina. Just. Ja meil oli üks hästi lihtne asi, meil oli see, et meil nimelt oli väike laps. Või laps, oota, las ma räägin ära. Mis tähendas seda, et see pani mind kõhklema, kuidas astuda edasi. See nõudis minult tardumishetke. Ma olin endast väljas, ma olin valmis sind maha jätma, ma olin valmis ära minema. Aga ma teadsin, et mul on sassa ja mul läks aega väga kaua, et otsustada, mida ma tahan teha, mida ma tahan proovida, millega ma olen nõus elama. Ma ei lasknud sul pool aastat vist isegi kalli teha endale, ma hoidsin eemale, mul oli vaja sellest traumast läbi minna. ei no see on selge see, eks ju, see lõhub ära midagi olulist ja siis see peab uuesti kinni kasvama uuel viisil. Just täpselt. Ja see muutis mind väga palju selles mõttes see olukord. Ja ma ei ole selles mõttes see põhimõte, et sa ei tohi petta. See on mul ikka olemas. Sellepärast, et petmine lõhub ära terviku. See on palju suurem. Minu jaoks on see peale seda juhtunud, on see olulisem ja selgem. Et selline asi ei tohi juhtuda. Et selline asi ei tohi juhtuda. See kasvab nüüd välja minust endast. See ei kasva välja tingimustest. See kasvab välja sellest, et sellist asja mina enda ellu ei taha, sest ma petan sellega ise ennast. Mis nüüd ja kuhu me siis jõudsimegi sellega oligi see, või kuhu mina jõudsin, oligi see, et selle järgneva poole aasta jooksul peale seda ülestunnistust ma leidsin, et sa muutusid sellest paremaks. Tänu selle ma julgesin seda üles tunnistada, et ma sain aru, et ma olen tegelikult nüüd paremaks muutunud. Ei, ma olen nõus sellega, et sa olid muutunud selleks hetkeks ka, aga ma ei ole ühte ainsat nii meeletult vapustavat muutust inimeses näinud, eriti ka noortes, sest seal ei ole mingit vahet. Kui oled sina oma viimase 15 aasta jooksul ja see, kuidas sina muutusid, sa panid mind ennast kindlamana tundma uuesti, sa näitasid mulle taaskord välja seda, et ükski petisest ja värdjast mees ei oleks mulle üles tunnistanud seda asja. Niimoodi nagu sina tegid, nii et sa teadsid, et see teeb mulle haiget, aga sa ütlesid seda ja sa tõid selle välja ja sa olid samal ajal, ma ei lasknud sul kohutavalt palju toeks olla endale sel hetkel, aga sa olid alles. Sa ei tulnud mu juurde lausega, et kuule, ma nüüd petsin sind, et ma arvan, et meil ei ole nagu midagi tarka enam siin on ju teha koos. Või et näiteks, et mind ei huvita, et ma lihtsalt ütlen sulle niisama. Sa tulid, sa valasid mulle oma tunded välja, sa tekitasid mus mulje, et muidugi see kohe ei jõudnud mulle kohale, aga ma alguses olin lihtsalt haavatud, aga ma nägin seda, et see ei olnud niisama mees, kes tuleb ja umbes puh, mul juhtus ja I don't give a shit umbes selles mõttes, et nagu sa ei olnud see mees. Jah, põhimõtteliselt, kui see jõudis mulle pähe 5 aastat hiljem, see arusaamine, kui ränk taak on tegelikult petmine. Sellega põhimõtteliselt ei saagi elada. See on selles mõttes võimatu. See ei ole mitte see, et mul on jõledad süümekad kogu aeg. Mul tegelikult see 5 aastat, praktiliselt ega ta mul meeles ei olnud eriti. Kui ta meelde tuli, ta tuli meelde kui sihukese ebameeldiva seigana, mida ma ei tahtnud meenutada. Aga ta oli lihtsalt... Sa pidid jõudma mingisse kohta, kus see asi muutus. Just, aga mingil hetkel ma sain aru, et see on asi, millega ma koos ei saa elada, sellepärast, et see välistab meie ühisuse. See välistab selle absoluutse usalduse,
selles mõttes, et sina pead tegelema minu Kreisiga nagu 24/7 ja see on mitte keegi, mitte üks ainus mees siin maailmas ilmselt ei saaks hakkama sorry, ei saaks hakkama sellega, kes ma olen ja ei oskaks mind vastu võtta ja usaldada ja armastada ja puhtalt vahest taluda selles mõttes, et seda, kes ma olen. Ja ma lihtsalt ütlen, et see, mis sa 15 aasta jooksul oled mulle näidanud, näitab seda, et sinul on minu vastu mingisugune usaldus, mingisugune vapustav universaalselt soe tunne võib-olla. Jah, tegelikult on mul maailma vastu üldse usaldus. Nii et ma polegi eriline, ma teadsin. Ei, sina oled mu maailm. Aga see nüüd hakkab tegelikult kodust pihta. Sellepärast, et kodus, kui inimene on väike laps, siis ta õpib ära, kas maailm on usaldusväärne või ei ole. Kas ema ja isa püsivad, kas nad valetavad, kas nad veavad alt. Minul oli õnn, et minu ema isa ei teinud midagi sellist. Ja ma tõesti oma vanemaid tunnetan sellise fundamentaalse kaljuna täiesti. Ja see ühtsus, mis teie peres valitseb, on täiesti vabust. Ja loomulikult on see tunne mul üle kandunud, see on üle kandunud sinule, aga tänu sellele tundele tulid ka sina minu ellu, ütleme niimoodi. Ehk et selles mõttes ei ole niimoodi, et ma nüüd lihtsalt kujutan ette, et sa oled selline, vaid kuna mul on selline tunne, siis minu ellu tulevad sellised inimesed. Ja see on ja selles mõttes ma pean sind natuke kurvastama, et see tõesti väga eriline ei ole. Ega ma olen tegelikult usaldan, ma olen ju 3. korda abielus, sina oled 3. abielu mul. Ja ma olen usaldanud eelmisi naisi ka ja nad ei ole tegelikult mind petnud, kuigi ma olen olnud absoluutselt siga. Selles mõttes, et me oleme, näiteks esimese abikaasaga me oleme igasuguseid sõdu pidanud. Selle filmiga seoses ja nii edasi. Aga ma ei saa mitte ühtegi etteheidet öelda, et oleks mulle kunagi noa selga löönud. Et ta on täiesti aus võitlus. Praegusel hetkel sa läksid nagu petmise osas ka natuke üldisemaks. Sa läksid nagu igas mõttes petmise peale välja. No eks ta natukene üldistatav on. Aga mis ma nüüd tahaksin siia vahele lõigata ja võtta natukene seda teist teemat ka, sellepärast, et meie saated ei ole väga pikad. Siis mul käis nagu ka see, et ühesõnaga nüüd armukadedus kui selline minu jaoks ei ole seotud sellega, kas tähendab, kui petab, siis võib-olla juba ebameeldiv olla ja nii edasi, aga armukadedus ei ole seotud tegelikult sellega, mida teine inimene teeb. Ei ole. Oota, ma räägin selle hetke korraks. Ühesõnaga, mis ma siin olen vaadanud ja aru saanud on see, et armukadedus on ja ka oma enesetunde pealt viimase 15 aasta jooksul, millal ja kuidas ma olen armukade olnud, et armukadedus on ikkagi seotud sellega, kui ebakindel sa oled endas ja kui palju sa paned oma enda käitumist, oma enda võimalikke mõtteid teise pähe. Et kui sina usud, et sa oled võimeline petma, siis sul ei ole kahtlustki, et teine on võimeline petma. Isegi siis, kui need mõtted on nii pinna all ja nii peidus, et sa ei jaga neid ära, siis kui sa abikaasat või kaaslast või partnerit süüdistad petmises või võimalikus petmises, näiteks õhtused joomised, kas meeste, naistega või võib-olla isegi ex-boyfriendiga, seal ei ole mitte mingit vahet. Mõte on selles, et sinu peas on võimalik see, et teine petab sind ja sa paned selle ja sellest sa siis teda süüdistadki. Sa süüdistad teda sellest tegelikult, et tema käitus halvasti, sest lihtsalt eeldame, et ta ei teinudki midagi, on ju. Et ongi see, et see armukadedus on enese ta on eneseprojektsioon teise peale loomulikult. Selles mõttes, et kui ma muutun armukadedaks iseenda fantaasiatest. Kui ma kujutan ette, mida kõike sa seal teed, see tähendab, see kõik on mu sees olema. Ma tahaks seda kõike teha tegelikult. No just, et see ongi sinu nii-öelda võib-olla alla surutud fantaasia millega. Nii ongi, jah. Aga armukadedus iseenesest sünnib nüüd sealt oidipaalsituatsioonist.
ja loomulikult. seal on see algne koht, kus on ema, isa ja laps, kus kõik on kõigi peale armukadedad nagu põhimõtteliselt. Ja noh, ütleme, kui on tütar, siis tütar ja ema on omavahel siis need rivaalid. Ja. Seal on selles mõttes, et kui me räägime, et kõik on kõigi peale armukadedad, siis seal on see, et tütar tahab ema, sellepärast, et ootaks, ma mõtlen ära. Tütar tahab ema sellepärast, et ema on turvatunne olnud terve elu. Ta tahab isa sellepärast, et tal tekib oidipaalses eas tekib tal on ju see kerge seksuaalne ärkamine. Siis isa tahab tütart hoida, aga samal ajal ta tahab ema. Ja ema tahab meest, oma abikaasat. Ta tahab privaatelu uuesti, aga samal ajal ta ei taha tütrele liiga teha. Selles mõttes, et ta on ka, ma usun, et see... Seal on ema jaoks on konkreetne, tütar ja ema on ju konkreetselt rivaalid. Isa armastab mõlemit. Ja nüüd tegelikult armukadedus nüüd sünnibki teod lahendamata oidipaalsituatsioonist. Lapse peas on ju fantaasia, mida ema ja isa omavahel teevad. Ja kui lapsele jäetakse nagu asi lahendamata, põhimõtteliselt visatakse väga jõhkralt sealt välja sellest kolmnurgast. Ta võib ära ehmatada, näiteks tütar laps minna isa juurde, nagu me oleme siin rääkinud, täiesti siivutute soovidega. Need on loomulikult lapse soovid. Ja need ei saa võtta, kui... Seda ei saa võtta selles mõttes siivutusena nagu me täiskasvanu mõte mõtleb need välja. Aga ühesõnaga, kui need mõtted jäävad lapse peas lahendamata. Ja ta saab aru, et... Ja ta ei saa aru. Ta ei saa aru, aga tal jääbki tunne, et need mõtted, et see, mida nüüd ema ja isa seal koos teevad, selle pärast visati mind sellest kolmnurgast välja. Ja see fantaasia jääb lapse alateadvusesse loomulikult. Jääbki alles. Ja täiskasvanuna ongi nüüd nii, et kui me oleme abielus ja sa lähed, ma ei tea, töökaaslasele juttu ajama. Siis see fantaasia läheb tööle. Minu sees läheb see fantaasia, ilma et ma seda üldse teadvustaks. Ta läheb täiesti tööle ja minu ettekujutus hakkavad tohutud hooramise kollid ringi käima, ütleme niimoodi. Ja igasugused erinevad võimalused tekib. Ja siis ongi see, ja kõige hullem asi, mida me kõik teeme oma kaaslastele, ongi see, et sellisel hetkel, kus me ei ole võimelised kontrollima enam oma sõnu ja käitumist, me teeme oma kaaslasele niivõrd haiget ja loome tegelikult olukorda, kus kaaslane tunneb ennast tõrjutult, mis võib mingite kordade järel võib lõpuks viia nagu petmiseni. Just, sest nad tunnevad ennast niivõrd maha tehtud põhimõtteliselt, mida ma ei suuda eesti keeles praegu välja mõelda seda sõnaga. Põhimõtteliselt, näiteks kui mees sõimab naist, on ju. Ma usun, et see meeste kohta sama, aga et see on see integrity. Sa võtad ära selle... ma ei tea inglise keelt nii palju, aga... Ühesõnaga, sa võtad ära tema ja just, sa põhimõtteliselt temake siis või kes iganes, tema läks rääkima ennast hästi tundma, mis iganes. Isegi kui ta jumala eest joob ennast täis ja tantsib teiste meestega, mis vahe seal on? Point on ju selles, et ta armastab oma meest, ta tuleb oma mehe juurde koju tagasi, ta ei tee midagi, mille pärast häbi tunda. Armukadedus ei ole ratsionaalne, see on nagu paranoia. Ma saan aru, aga mida ma üritasin praegu öelda on see, et kõik need korrad, kus need mehed või naised oma kaaslast teevad maha ja teevad neile selgeks, et nad ei ole hoidvad, nad ei armasta piisavalt ja nii edasi. Kogu see asi lõpuks tekitab sellise vastupidise efekti, kus see naine või mees tunnebki, mind ei hoita kodus piisavalt, mind ei taheta, järelikult, mida kuradit, ma lähen sinna tagasi. Miks ma ei või siis midagi teha, kui ta juba nagunii süüdistab mind selles? See on see külmale maale Eesti kirjandusklassikast, kus ka kogu aeg kahtlustati vargus, kui lõpuks miks mitte siis varastada, kui niikuinii varguks peetakse. Aga see olukord, jah, muide see toimub ka niipidi, et see armukade inimene, see armukade tseb rohkem, kui ta tunneb tõrjutust. Ehk et seal ei pruugi üldse mingi armukadedus situatsiooni olla, aga lihtsalt naine lükkab eemale. Siis see armukadedus käivitub kohe. Ja see selles mõttes, aga muidugi see on väga raske situatsioon, sellepärast, et armukadedus ei ole üldse ratsionaalne.
see jutt, et aga ma tegelikult ju ei tee midagi, mis on ju väga õige jutt. See ei mõjuta absoluutselt täiesti null. See on, sest armukadedus on puhas paranoia. Nii põhimõtteliselt inimene, kes tunneb, et või kogeb läbi armukadedust ja siis vastavalt siis ka käitub inetult või kuidas iganes ta käitub, see inimene tegelikult vajaks nagu absoluutselt 100% teraapiat, sellepärast et mingisugune kinnitus tema kaaslaselt ei toimi sellest, see on ainult tema enda probleem. Täitsa kindlasti ja minu meelest siin kõige rohkem aitavad ikkagi psühhoanalüütilised teraapiad, sellepärast et need lähevad selle lapsepõlve välja. Sinna algpõhjuseni. Need kognitiivkäitumuslikud teraapiad, kus lihtsalt õpetatakse, et põhimõtteliselt lähenetakse ratsionaalselt, et tee nii või tee naa, eks ju. Ei ongi, võib-olla mõni väga tugeva tahtejõuga inimene teeb mõnda aega nii, aga ta tegelikult oma enda sees ta kogu aeg piinleb. Ta tunneb kogu aeg, et nüüd sa teed midagi, nüüd sa oled keegi ja nii edasi ja ta lõhub ennast seest ja lõpuks see plahvatab välja. Mis ma oskan öelda nagu enda armukadeduse kohta on see, et loomulikult ma olen armukadedust tundnud, aga ma olen ka sellega väga palju tegelenud ja me oleme miljon korda kõigest rääkinud, on ju, meil ei jäägi midagi rääkimata. Aga mis selle armukadedusega on olnud, on see, et ma olen, see on minu stiil. Mul tuleb miski peale tohutu emotsioonina, tohutu tigedus, viha, armastus, mis iganes mul peale tuleb. Ma võtan selle emotsiooni, ma elan ta nii põhjalikult läbi kui võimalik. Ühesõnaga ma sukeldun neisse emotsioonidesse, isegi kui see on viha, depressioon, sa oled näinud minu depressiooni jooga. Sa oled põhjalik selles küsimuses. Ja siis kohe, kui ma suudan neist tulla välja või lähen neist läbi ja suudan mõelda loogiliselt, siis ongi, see on nagu see, et mul oleks nagu mitu õppetundi korraga. Ühtemoodi ma võtan ja räägin, ühtemoodi ma nagu tunnen läbi põhjalikult oma emotsiooni, oma probleemi või oma vaimustuse, mis iganes. Ja siis, kui mul on see asi läbi tunnetatud mingil määral juba ja ma saan juba loogiliselt sinna juurde mõelda, siis ma saan selle välja rääkida ja mis me olemegi sinuga teinud, ongi see, et kui mul on mingisugune crash, siis ma elan selle läbi. Mul läheb 1-2 päeva aega, kus ma olen täiesti endast väljas ja ei pilla, ma kontrollin seda. Et ma elan selle asja läbi ja siis ma tulen sinu juurde ja siis meil läheb nagu rääkimiseks. Selles mõttes, et jah, ma ei tunne, et ma saaksin ja ma ei usu, et asi on sinus selles mõttes, see koht on lihtsalt minu pea. Et mul on vaja nagu need asjad läbi elada hästi võimsalt. Sellepärast, et need asjad näitavad mulle kohut. Mida ma mõtlesin, nad ongi nagu 2 õppetundi. Esimene õppetund, kus antakse nagu info kätte ja surutakse sinna asja sisse, on ju. See on nagu õpikute saamine. Et surutakse sinna õpikusse sisse, sul on meeletult informatsiooni, see ajab sind kas segi või vaimustab või raamat, mis iganes. Ja siis on see töövihiku täitmine. Sul on kõik see info olemas. Ja sa lähed, ma tulen sinu juurde ja me räägime selle kõik läbi, mida ma kogesin, mida ma õppisin ja sa aitad mul läbi selle mõtestada. Samamoodi oli meil tegelikult selle petmisega. Selle rääkimisega sellest. Sa paiskasid mind meeletusse kaosesse. Mul läks aega, see oli väga drastiline, nii et sellega läks mul kauem aega ja siis me hakkasime rääkima lõpuks. Ja kui me rääkisime, siis lõpuks me jõudsime kohta, kus ma avastasin, et üks hetk, et siin on jälle võimalik usaldada, et ma ei loobunud nagu oma põhimõttest, aga selles mõttes nagu Sassi andis mulle nagu selles mõttes, laps andis mulle selles mõttes selle vajaliku koha, kus tõmmata pidur peale ja teada, et ma ei saa kohe välja hüpata. Et ükskõik mis moel, kas me lähme lahku või me ei lähe lahku, et see ei ole instantne selles mõttes, et ma ei saa seda kohe teha. Ja see pausi koht lasi mul tunda ja lasi mul mõelda. Okei, ma ei teadnudki, et meil lahku mingi lähedal oli. Oli küll, ma ütlesin sulle ka seda, sellest ei mäleta asju. Minul on selles mõttes asi armukade, kuna mina olen hästi ratsionaalne. Ja siis sa oled armukade selle peale, kui ma olen õnnelik. Ma olen, jah, ta on mul mingil kujul, aga ütleme sellise, kui võtta need klassikalised armukadedussituatsioonid, kus
et naine läheb teise juurde või abikaasa läheb teise juurde, siis ma selles mõttes ei tunne, ratsionaalselt ma ei saa armukadedust ju tunda, sellepärast et kui sa ei peta mind ja ei taha ära minna, siis ei ole mingit tähtsust sellel, mida sa seal teise juures teed. Yeah. Ja kui sa petad mind ja tahad ära minna, siis ka ei ole seal mingit tähtsust, sest siis sa lähed niikuinii ära. et selles mõttes on hästi ratsionaalne mõtlemine, aga samal ajal see tundub mulle täiesti loogiline, et noh, et ma ei tea, ma mõtlen ka nagu niimoodi, aga loomulikult noh, ma olen emotsionaalsem, nii et mulle teeks meeletult haiget ja rohkem ma ilmselt välja ei kannataks reaalset petmist. Aga ma saan sellest mõtlemisest aru. No vot, võib-olla me nüüd jõuamegi selle juurde, et kui palju on abielus vabadust. Üldse vabadust on teisel inimesel. Et noh, me siin enda hiljutiste sündmuste valguses oleme jõudnud selle mõtteni, et on tegelikult nagu armastust ei tohiks üldse piirata. Et inimesed, noh, ütleme, kuidas öelda, inimesed peaks üldse armastama kõiki. See on nüüd ideaal, loomulikult me seda päris elus kõik teha ei saa. Aga ühesõnaga, abielu on ainult armastuse üks erijuhtum. Et abiellutakse armastatud inimesega ja temaga saadakse lapsed. Laps või lapsed. Ja see on nüüd arusaadav, see on üks armastus. Aga praegusel hetkel see, mis sa nüüd räägid, see on absoluutne ideaal ja meie vaatepunktist. Selles mõttes, et ma ei kujuta ette, et inimesed saaksid hakkama sellise mõttega, et kõiki võib armastada. Ei, see on kindlasti see veel päris toores maailma suhtes või noh, selles mõttes, et ta ei ole veel jõukohane ega ka inimesed ei ole sellest huvitatud veel. Ütleme nii, et kõik inimesed on loomulikult huvitatud sellest, et maailm oleks armastusväärne. Aga paraku armastus assotsieerub meile ikkagi mingisuguse vajadusega. Et kui, noh, klassikaliselt on nii, sa oled minu naine, ma armastan sind, järelikult sa ei tohi seda, tähendab, okei, ma armastan sind, mis sisuliselt tähendab seda, et ma nõuan, et sa armastaksid mind. Ja sa ei tohi seda kellelegi teisele jagada, eks ju. Ja noh, enamus paare tegelikult niimoodi toimivadki ja noh, see on ka üks viis olla. Aga minu meelest võiks olla abielus armastamine üks asi. Ja siis me lähme, eriti just peaks minu meelest on see naine, aga ma ei tea, see ei pruugi alati naine olla, see võib olla ka vahel mees. Aga tõenäoliselt on need üks osapooltest on see, kes siis suudab nagu armastada väga paljusid. Ja kes armastab noh, kõiki oma töökaaslasi, hobikaaslasi, keda iganes. Iga suhe on tema jaoks ülisügav armastussuhe. Ja teatud mõttes ta konkureerib selle koduse armastusega. Või noh, ütleme, ta ei konkureeri, vaid ta on selle kõrval. Nad ei välista, nad ei rivaalitse. Jaa, et sinna juurde ei kuulu seksimine, sest no seksimine on minu arvates mitte sellepärast ainult, aga võt, nagu ma sulle ka rääkisin, et seksimine minu visioonis, ma kujutan ette, et see tulevikus seksitakse tõesti ainult selleks, et lapsi teha. Ja mitte sellepärast, et mida ma tahtsin vahel segada. Ühesõnaga, laste tegemine ei ole mitte su kohustus, mille pärast sa lähed nüüd, okei, ma nüüd seksin, et see on ebameeldiv, vaid selles mõttes, et seksimine iseenesest on niivõrd püha tegevus. Just. Et see on nagu elu kõige tähtsam rituaal, mida me läbi teeme. Ja sest vaata, ma tõin sulle eile näite ka selle kohta, et kui me mõtleme sellele, kui püha ta on nagu laste saamise mõttes, laste tegemise mõttes, aga samal ajal see, kui kergelt inimesed lähevad teise inimesega seksima ja ei mõtle sellele, et seks on absoluutselt, ta on kõige loovam asi, mis näitab nagu tema jumalikkust, on ju, ja samal ajal on ta üks kõige hävitavamaid asju, kui me mõtleme sellele, et naised ja mehed, abikaasad ja abielud ja partnerlused ja kõik lähevad lahku sellepärast, et oli ühe öö suhe. Et
ühel ööl suvalise inimesega keegi seksis ja sellepärast lähevad abielud lahku. jah, see on mis näitab seda, kui võimas kui oluline see on. ja kui oluline seks iseenesest on. Et noh, ma saan aru, et me kindlasti oleme siin nagu selle mõttega väga vähemuses, et selles mõttes see on absoluutselt teistmoodi mõte, on ju. No kindlasti see, et nüüd inimesed hakkavad tõesti seksima ainult selleks, et lapsi teha. No see on nüüd üsna kauge tulevik ja... Kui üldse? No jah, loomulikult ma võin eksida. Sellepärast see on nagu meie mõte. Aga ma arvan, see ei ole ainult meie mõte. Tegelikult kannab seda mõtet juba ka erinevad religioonid. Just lääne omad. Aga ja ma arvan, et see selles mõttes, kui hing saab terviklikuks, harmooniliseks, siis inimene ei vaja erinevaid mõnuallikaid. Nii nagu on. Süüakse selleks, et mul on vaja kõhtu täita. Seksitakse selleks, et mul on vaja lapsi teha. See sõna vaja on hästi vale, aga okei. Või mitte vaja, aga põhimõtteliselt, selles mõttes on, et me soovime järglasi saada. Järelikult see lapse saamise rituaal nüüd ongi siis selline seksimine, eks ju. Kui me hakkame seda nüüd nii-öelda tühjalt kordama, lihtsalt selleks, et see on nii mõnus rituaal, davai, teeme veel, eks ju. Siis esiteks me labastame selle sündmuse enda ära. Sest kui ma praegu mõtlen, et minu elu vaieldamatult kõige tähtsam sündmus on minu vanemate vahekord, millest sündisin mina. Et see on inimese loomise akt. Ja sedasama akti teha lihtsalt nii-öelda käesoojaks. See teeb nagu labaseks. See teeb selle labaseks. Ja seda nagu ei saaks olla. Ja inimene, kindlasti need, kes praegu meid kuulavad, mõtlevad, et see issand jumal, kui tühi see elu on, kui ma ei tohi erinevaid selliseid naudinguid saada. Aga minu mõte ongi just selles, et kui me saame, loomulikult see seksimine ei kao enne ära, kui me oleme jõudnud uuele vaimsele tasandile. Ja sellel vaimsel tasandil on hing on väga terviklik, väga külluslik. Hing armastab. Ja seal ei ole enam vajadust selleks, et saada erinevaid mida iganes, alkoholist, seksist, toidust. Need, kes söövad selleks, et mõnu tunda söögist, need lähevad paksuks. Oleneb aga jah üldiselt. Teine variant on gurmaanlus, eks ju, kus sa tõesti naudid seda maitset ja sa, mitte seda sisse söömist, eks ju. Jah, seda küll, aga tavaliselt inimesed, kes, ma ei julge öelda, et mina arvan, et paksuks lähevad ikkagi need, kes söövad valedel põhjustel. Isegi kui neile tundub, et nad naudivad seda, nad ikkagi söövad seda ebakindluse ja sisemise sellise kindlasti see paksuks minemise teema on meil kindlasti ühe saate teema. See on pikk teema ja mulle tundub, et ma olen selle siin nüüd läbi ammustanud. Miks inimesed... sa oled võtnud 15 kilo alla ka väga tubli. Nojah, ja see on mingi viimase 2-3 kuu tulemus. Aga see selleks, see ei ole praegu. Aga see selleks, jah. Et ühesõnaga, selles mõttes, kui me oleme külluslikud, siis me ei vaja selliseid maiseid naudinguid. Ja meil ei ole kahju neist loobuda. Kui ma praegu räägin, siis inimene kuuleb, et oi, aga see on nii kahju. See on ju nii igav elu, kui ma enam ei saa neid asju teha. Tegelikult on see, ja, et kui sul on see hingetäius, see küllus olemas sees, siis ei tule selle peale, et sellist asja teha. Näiteks, nagu ma eile võtsin siin napsu natuke ja paar pitsi, ma olen viimasel ajal täiesti karsklan olnud. Ja eile tuli lihtsalt uudishimu, et proovime. Ja see on kuidagi nii igav, nii tühi. Maailm on nii kirev ja värviline muidu, et nagu miks üldse millegiga proovida seda enam nagu... Just, et see, ja eriti veel nii võltsiga. Just, et see, mis sul on olemas siin ja praegu, seda on juba nii palju. Okei, seksi kohta ei saa öelda, et ta on võlts, aga ta siiski, kui ta käib lihtsalt enese rahuldamise juurde, siis ta tundub nii mõttetu. Vaata, tegelikult sa ütlesid väga hästi, kui ta käib enese rahuldamise juurde. Ja just selles ongi küsimus, et kui seksitakse selleks, et saada rahuldust,
siis see on enese rahuldamine. Ükskõik, kuidas sa seda teed, kui palju sa arvestad partneriga või mida iganes. See on enese rahuldamine ja see ei ole tegelikult üheks saamine. Ja selles mõttes ongi see, et noh, ütleme, ma kujutan ette seda tõeline ühe. Selleks, et saada last, siis ma saan sinuga üheks selleks, et sinu sisse midagi panna. Ja noh, ma panen selle seemne sinna, eks ju. Ja see, et see on sealjuures mõnus, see on täiesti teisejärguline tegelikult. See ei ole ju selle eesmärk üldse. See on mõnu saamine, noh, see... Ma just mõtlesin, ma ei tea, päris mitmele nimele, inimesele, kes kohe nagu äärmiselt paljud protesteeriksid selle vastu, selle jutu vastu. No kindlasti paljud protesteerivad. Ja ei, ma lihtsalt mõtlesin, et see on nüüd üks koht, kus ma olen kindel, et me oleme väga ainulaadsed oma mõtetega. No, seda ma ei tea. Ja huvitav on see, et see ei ole välja kasvanud. See ei ole välja kasvanud vastikusest üksteise vastu või midagi. See lihtsalt selline tunne on olemas ja jah, nii ta. No, eks see on üldiselt. Aga me peame vist täna lõpetama. Ma vaatan, et kell on palju ja... Oi, vaband, sa jäid rääkima. Ma ajasin sassi, ma oleks veel pool tundi rääkinud. Okay. Jah, et tõepoolest, et kes meid YouTube'ist vaatab, ärge unustage subscribe imast. Ja teistele kõigile aitäh vaatamast ja kohtume jälle nädala pärast. Nägemist. Nägemist.